Tere hea kuulaja, sa oled kuulamas teist turundusmärkide taskuhäälingu osa. Mina olen Sven Anderson ja minuga koos on Martin Oja ja Rasmus Koppel. Saade saab teoks koostöös Tartu Ülikooli majandusteaduskonnaga ja Tartu Ülikooli semiootika rakenduskeskusega. Tervist kõigile, Martin siinpool ja eriti tahan tervitada neid, kes kuulasid meie esimest podcasti osa, siis jälle tere tulemast turunduse ja semiootika maailma. Ja tere ka minu poolt. Täna me räägime siis plokkide kaupa. Esimest korda katsetame blokke. Meil on 3 blokki, turunduse või uudiste blokk, teaduse nurk ja siis sisu teema blokk, milleks on siis tänasest suuremalt jaos, ütleme AI või selline tehisintellekti teema. Ja sissejuhatuseks tahtsin seda ka öelda, et meie esimene saade ei ole kuhugi kadunud, ta on internetis olemas, et seda saab ka järgi kuulata. Täpselt seda saab kuulata Spotify, YouTube või siis meie enda kodulehel turundusmargid.ee, et kindlasti külastage kas kodulehte või endale meeldivat kanalit. Ja me võime kohe alustada siis oma uudistest, et kõigil meil on mingi uudis välja valitud, või välja valitud uudised, et millest me alustame? Mul on isegi 2, aga võite alustada, poisid. Nii, Rasmus. Okei, ma alustan siis enda uudisest, et tegelikult ütleme, uudis küll on rohkem poliitiline, aga ütleme turundusaspektist tahtsin sellest rääkida, et nagu siis paljud teavad, eelmine nädal läks meil laiali valitsus ja minu kui turundusinimese hästi huvitav siis mida mina turundusinimiselt sealt vaatasin, on just siis riigi kommunikatsioon. Et tihtipeale inimesed arvavad, et turundus on selline erasektori asi, mingit toodet või teenust müüa, aga tegelikult turunduse üks suur osa on ka kommunikatsioon. Ja hästi huvitav oli näha, kuidas mõlemad pooled hakkasid väga kiiresti erinevaid sõnumeid just näiteks meediasse saatma. Et ma soovitan, kellel on vähegi aega, et lugege, vaadake, jälgige see just selle pilguga, et tegelikult ju inimesed on täpselt samad ja ideed on samad, aga just see kommunikatsioon seal taga ja tõenäoliselt ka osaliselt mängis see rolli see, et need erakonnad valitsuserakonnad on siis küllaltki madala reitinguga, mis tähendab seda, et mingil määral ka kogu see kommunikatsioonist sõltub nende siis edaspidine selline mainekujundus. Et võt see oli selline, ütleme, turundusinimese hea siis vaatlus. Minu esimene uudis on mõnevõrra kergema kaaluga, sest see tuleb, mitte sest, aga tuleb Twitterist. Vähemalt seal on viimaste päevade jooksul liikvel info, et Tallinna kohvikutes, mõningates vähemalt on espresso macchiato müük suurenenud umbes 10 korda. Ja millest sa arvad, et see võis tulla või tingitud olla? No ma arvan, et see on tingitud puhtalt meie kultuuri muutustest või sellistest uutest meemidest kultuuri vallas, mis on siis nihkunud ka kaubandusse. Jah, see on tegelikult huvitav mõelda, et kuidas mingid lood või sümbolid mõjutavad mingi hetk väga tugevalt meie igapäevaelu, et ka mina olen näinud, et kohvikutes on ka tulnud eraldi menüüs see espresso macchiato. Mis see espresso macchiato tegelikult oma loomuselt on ju tegelikult espresso kerge piima, aga tegelikult seda on kogu aeg saanud, aga nüüd kui see on selline, võiks öelda ülemaailmselt tuntuks saanud, siis ma arvan, et Eesti pole ka võib-olla ainukene, kes küsib espresso macchiatot. Ja eks see on ka puhas turundus, et tegelikult kohv on enam-vähem sama, piim on ikka lehma oma tavaliselt, aga kes nimetab seda café olé ja kes teistmoodi, eks ole. No laul andis oma tõuke edasi, kuidas seda turundust teha vaata, et kui laul annab mingi mõtte edasi, siis ma arvan, et kultuur sellise dünaamilise nähtusena tuleb kaasa lihtsalt ja hakkab elama omaette ja turunduskultuuri omaette juba hakkab ütleme siis elama oma enda elu kaubanduskeskustes ja muidu sellistes sfäärides. Ja, et mis uudis Sven sul on võruks?
minul on varuks see, et mina vaatasin nüüd viimast, mis värvi on majandus ERR-i saade ETV-s, 10. osa, võite kõik vaadata, kus on siis hariduse ja tööstuse vahekorra teema üleval, et teemaks oli, et kas haridusvajadused on kõik lähtekohast vastavad ka siis tööstusele või vastupidi ja ka siis me võime seal näha sellist punkti, et haridus ei täida, ütleme, tööstusvajadust või sellist tööelu inimese vajadusi, et me näiteks õpime algklassidest alates või lasteaiast alates kuni ülikoolini välja, vahepeal on gümnaasiumi lõpp ka meil kõigil võib-olla või kui sa teed mingi muu pöörde, et lähed kutsekooli varem, et siis sellised küsimärgid tekivad seal kõik õhku, et kuidas me saame siis mõista seda, et mis on hea elu. See tuleb nagu haridusfilosoofiliselt kaasa, et kas hea elu on see, et sa oskad mõtestada maailma, sa tead, kuidas enda jaoks on midagi õigesti teha, või siis haridussüsteemi ütleb ette, et vaat niimoodi tuleb teha ja siis on hea elu, et ei laiemat nagu sellist filosoofilist tausta ei anna kätte. Mulle tundub selle küsimuse juures tegelikult oleks huvitavam kohe minna sügavamale. See ei ole meie ilmselt ampluaa, aga sotsioloogid ennekõike, et millises ühiskonnas on, me räägime väärtushinnangutest, eks ole, et millises ühiskonnas on need homogeensemad ja on, ütleme, väärtushinnangud pigem mingisuguse keskse ümber, võib-olla mingi bell curve iseloomustab neid ja millises ühiskonnas väärtushinnangud on väga polariseerinud, et kuidas see iseloomustab seda ühiskonda tervikuna. Jah, aga ma just jäingi saate ajal mõttesse selle üle, et seal mainiti ühe koha peal, et meie erialad on või Eestis erialavalikud on läinud kaldusse pehmemate erialade poole. Ja siis korra mainiti, et võib-olla peaks siis need olema tasulised ja seal hulgas mainiti, et semiootika võiks üks neist olla. Et siis see pani minu kõrva nagu väga teravalt kuulama, et miks just semiootika üks neist peaks olema, et kas siis turundus näiteks kuulub ka ühe sellise valikuna sinna hulka, mille eest me peaksime tegelikult maksma ise. No tõenäoliselt seal on üks selline, ütleme, võib-olla majanduslik argument, millega seda seletatakse, on see, et täna meil on kahjuks, ma ei oska nüüd semiootika kohta täpselt rääkida, aga ma oskan majanduse kohta näiteks rääkida, meil on erialad, kus täituvus on suur ja millele võib-olla tööturul ei ole nii suurt väljundit. Ja mina olen aru saanud, et kui me näiteks tuleks tasuline haridus, siis see oleks ka üks hoob, millega suunata tegelikult inimesi rohkem loodusteadustesse, kuhu iganes mujal vaja on, et tehagi, ühesõnaga, et ma arvan, et seal võib-olla isegi ei ole isiklikku rünnakut semiootikute vastu või nii, ma usun küll jah, et ei ole mingi isiklikku rünnakut, ma lihtsalt näen selle, et kultuuri perspektiivist, et kui sa paned ainult raha vaata väga kitsasse erialade valikusse, siis kui inimesed jooksevad sinna suunas, kus raha näitab, siis humanitaaralad võivad jääda nagu kaldu miinusesse, lihtsalt sellepärast, et kui tööturg ei vaja neid nii palju, siis miks sa peaksid õppima neid, kui sinu huviks on, ütleme, puhtalt pragmaatiliselt raha ja ellu jäämine, kui nii pidi võtta. Kui me räägime mingist ideaalsest ühiskonnast, mis nagu võiks olla, kui inimesed vähem tegeleks lollustega ja rohkem, nii edasi, siis võiks olla ju a la 3-4 tööpäeva ja suhteliselt kõrge automatiseeritus ühiskonnas ja seega inimestel võiks olla võimalus omandada ka mitmeid kõrgharidusi, nii et lihtsalt jääb rohkem aega õppimisele ja miks mitte üks humanitaarharidus ja teine reaalharidus, mis reaalselt annab väga hea kombinatsiooni igasuguste probleemide lahendamiseks. Praegust ongi meil see, et topeltharidus on iseenda taskust praeguse pildi järgi, et meil ei ole seda võimalust, et sul on topeltharidused mõlemad tasuta kätte saadud ühiskonna kulul nii-öelda. Ja ei muidugi praegu asjalood ei ole niivõrd, kuidas öelda, rikkalikud, et kuid siit saabki edasi minna, et Martin oli meil ise ka uudise küsimuseks. Võiks öelda, et sa andsid intervjuu Eesti Ekspressile, et kuidas sellega läks?
Eesti Ekspress tundis huvi semiootika vastu ja kuna mina olen semiootika rakenduskeskuse juhataja, siis kuidagi nügiti mind mikrofoni ette ja tehti paar pilti ja kõik. Aga ühesõnaga, eks ma missioone tundest enne kõike semiootika vastu, siis rääkisin enne kõike semiootilisest maailmapildist ja kuidas mõtestada lahti ühiskondlikke nähtusi. Muuseas puudutasin pisut propaganda küsimust, seda, mis tuleb ida poolt ja lisaks natukene semiootilisest analüüsist või täpsemalt ekspertiisist rääkisin siis. Ütleme nii, et ekspertiis on üks analüüsi liike, semiootilise analüüsi liike. Jah, tahtsin ka lisada, et väga sisukas artikkel, et kindlasti soovitan lugeda, et tegelikult oli endal ka päris selliseid huvitavaid hetki seal, et kas või see, et kuidas semiootik seletab mingid nähtused või kuidas psühholoogia seletab mingid nähtuseid, et tegelikult on nagu erinevaid vaateid. Ja alati tasub mitu vaadet kokku panna, et seda nähtust võimalikult hästi mõista. Semiootik ideaalis, nagu ma seal intervjuus ka ütlesin, on inimene, kes lisaks semiootikale valdab mingeid teise valdkonna teadmisi ka. Ja siis üks uudis veel, tegelikult see nüüd ei ole eelmisest nädalast, aga tahtsin lihtsalt välja tuua, kuna me rääkisime eelmine episood ebaeetilisest turundusest ja seeläbi ka ma mainisin alkoholiturundust, siis Levila tegi tegelikult juba novembris 2024, aga mina kuulasin seda nüüd hiljuti sellise eksperimendi põhimõtteliselt, et tegelikult see on mitmest osast koosneb, aga üks siis osa sellest oli intervjuu, täielik selline aus intervjuu endise alkoholiturundajaga, et soovitan, ma hakkasin ära rääkima, mis sellest rääkis, aga ma soovitan kindlasti kuulata, et selline väga huvitav sissevaade tegelikult sellesse, kuidas Eestis alkoholi turundatakse, aga samas ka näiteks sellele, kuidas sealt joonistus välja, et turundus ei ole tihtipeale see põhiline probleem. Täpselt, seal on hoopis top üks probleem, midagi muud, mida te peaksite sealt lugema välja. Aga Rasmusel on ka üks või Martin oli siin. Ma tahtsin hoopis selle teema kohta küsida täpsustavalt, et mis seal need probleemid on. Ma ei ole jõudnud lugeda Levila artiklit. Kui juba läks selle lõngakera lahti. Isegi kus seda saab kuulata, et mis mul Levila puhul meeldib, ongi see, et tegelikult seda saab mõnusalt kuulata mingi muu asja kõrvale. Aga ütleme, et seal tuli välja ikkagi, et turundus ei ole täna alkoholimüügis suurim probleem, pigem on probleemiks kaks asja, kättesaadavus ja hind. Et seda on minu meelest ka kirjutatud varem igal pool, et vahet ei ole palju, mis ta long drinki turundame, aga kui keskmisel Eesti inimesel on 10 minuti kaugusel võimalik alkoholi osta, siis on see tegelikult suurimaks probleemiks. Teistpidi ka hinnakujundus, aga hinnakujundusega on keerulisem, kuna meil on naabrid Läti ja Leedu, kust ütleme Leedu võib-olla vähem, aga Läti, kust saab alati odavamalt. Ja ka hinnaga seoses seal tõi näiteks näite sellest, kuidas tegelikult me ei saa väga head statistikat tarbimise kohta, sellepärast, et poest ostatav alkohol on kuidagi viitega, et soomlased käivad meilt ostmas, meie käime Lätist ostmas ja lõpuks on kogu see statistika tegelikult selline veaga. Aga lihtsalt huvitav, kuna meil just oli sellest juttu ja seal hästi avameelselt see inimene rääkis sellest, et võib-olla taustaks selline kommentaar, et alkoholi tarbimine mingis piirkonnas väga palju aastatega ei muutu. Poliitilised muutused, depressioon, inimesed hakkavad rohkem jooma, aga see muutus on ikkagi suhteliselt marginaalne ja mis see toob kaasa alkoholimüüja jaoks on see, et see turg kokku on mingis mõttes nullsumma mäng, et kui tahad mingi joogi osa suurendada, siis see tuleb kuskilt teise joogi arvelt üldiselt võtta, et võllemüüjad ideaalis tahavad, et rahvas vähem veini jooks, vastupidi.
aga meil on Rasmuselt ka üks uudis Tesla kohta, et sul oli väga huvitav mõttekäik seal. Kusjuures mul on ka täpselt sama teema. Võib-olla me sama asja rääkima siin, aga... Isegi Martinil äkki on rohkem öelda selle kohta, aga tegelikult jah, viimasel ajal siis tõesti on tänu sellele, et Elon Musk on USA's teinud küllaltki selliseid pöördelisi otsuseid ja paljudele kannapele astunud, siis on küll mitte ainult USA's, vaid tegelikult ka Euroopa suurriikides, aga eelkõige USA's toimumas huvitav nähtus, kus Tesla autosid ja tankimisjaamu ja esindusi ka rünnatakse. Ja need on jõudnud juba sinna maale, kus tegelikult Tesla omanikud kleebivad ka oma autode peale kleepse, et ma ostsin selle auto ennem, kui Elon läks hulluks ja muid selliseid naljakaid juhtumeid, et tegelikult hea, Martin kindlasti oskab semiootika vaatest juurde rääkida, aga tegelikult hea näide sellest, kuidas sa võid väga, sest et Tesla ju mõned aastad tagasi alles oli rohelise mõtteviisi ja elektriautode musternäidis, et kuidas sa võid sellise poolsõgeda juhiga kiiresti keerata sellise suure brändi täiesti teisele teele. Jah, see on ju tegelikult otse demokraatia või rohujuure demokraatia, et kui sinu rahva esindaja midagi ei tee, siis võetakse Molotovi kokteilid või millega neid Teslasid süüdatakse. Aga seda annab vaadata läbi ühe mõiste, mis on turundussemiootikas ütleme isegi esile kerkinud ja samas see on ka kultuuriteooria mõiste, nimelt brand hate ehk siis brändiviha ja ootan pikisilmi ühte meie tuleviku podcasti, mis me kindlasti teeme, kus me räägime antiturundusest ja sellest kõigest, mis on seotud just mingisuguste brändide nii-öelda lammutamisega ja üks raamat, küllalt värske raamat, ma arvan, et Türgi päritolu inimene Umit Kuchuk, kes on siis kirjutanud Brand Hate Navigating Consumer Negativity in the Digital World, mis räägib, kuidas näiteks brände võrreldakse, hästi tüüpiline meil lääne kultuuris igasuguste Hitleri või natsi metafooridega, mille kohta öeldakse ka Hitlerization, siis kultuuriteoorias. Ja sama toimub Teslaga, ennekõike Ühendkuningriikides. Londonis on siis ilmunud tänavatele plakateid, ennekõike bussipeatustes, kus rahvas seisab ja neil on rohkem aega vaadata plakateid ning vaatavad siis Tesla pildiga plakatit, kuhu on kirjutatud näiteks, et kiirendab 0-st 1939 või siis now with white power steering. Isegi mina olen neid reklaame interneti avaruste kaudu näinud. Et huvitav on just see, et minu jaoks, et just see, mis sa välja tõid, et antikampaaniad või antibrändindusest, et täiesti on olemas selline raamat minu teada nagu turunduse lõpp või turunduse surm. Ma ei mäleta, kumba pidi see nüüd oli, aga üks selline raamat on täiesti olemas, mis räägibki põhimõtteliselt sellest, et turunduse kui selline mõte või on midagi muud, mitte see, mis on igapäeva kõnepruugis meile nagu aru saadav, et mis asi on turundus. Ja seda raamat ma olen ise lugenud, et soovitan seda ka, kui sulus raamatugust või kuskilt võtta endale, et siis ongi. Tesla teema lõpetuseks, et taolise antikampaania eest on vastutuse võtnud organisatsioon Everyone Hates Elon. Ja Londoni transpordiamet kinnitas, et nemad pole luba andnud nende plakatite ülespanekuks ja tegeletakse aktiivselt nende mahavõtmisega. Aga samas iseloomustab kogu see pull sellist kaasaegset sõnumi liikumise loogikat, et peaasi, et sul see plakat on 2-3 minutit kas või üleval ja keegi teeb sellest pildi ja paneb sotsiaalmeediasse
eks ole. Ja sellest piisab ja ta ei peagi enam rohkem tänaval olema. Ja siit me saamegi minna liikuda nüüd ilusasti teaduse nurga juurde ja meil on teadusest oma mõtte välja toomas kohe Rasmus, kellel oli mõte oma lõputööga seoses. Ja just, et nagu eelmine kord ka vist mainisin, kirjutan hetkel lõputööd, kus ma siis uurin, et kas täna tehisintellekt kirjutab võrdväärset või paremat reklaamteksti kui inimene ja kas inimene seda täna enam eristab. Ja miks ma seda teen just eesti keeles on sellepärast, et inglise keeles neid töid juba mõnevõrra on. Aga mis veel huvitavam või mis tegelikult nüüd selgus läbi töö on see, et täna tehisintellekt kirjutab võrdlemisi normaalses keeles, ta ei kirjuta mitte ühegi veaga. Küll aga, kui sa loed seda teksti, kui sa oled, ütleme, eesti keelega sina peal, siis sa näed, et rõhuasetused on valed, sõnajärjestused on valed. Siuksed pisidetailid, mis võib-olla, ütleme, lihtsama lugeja silmis ei ole, aga riivab silma. Ja hakkasin uurima, et miks see niimoodi on ja tegelikult, kui me siin hiljem ka AI-st räägime, siis võib-olla teine otsa lahti, et tehisintellekt mõtleb inglise keeles. Nüüd võiks ju mõelda, et kui me anname talle prompti eesti keeles, siis ta hakkab järsku eesti keeles mõtlema, aga ei. Kui me anname tehisintellektile eesti keeles prompti või ka inglise keeles, aga eesti keeles on see näide parem, anname eesti keeles prompti, siis tegelikult mida ta teeb, ta tõlgib selle prompti inglise keelde, siis mõtleb ja siis annab vastuse inglise keeles ja tõlgib selle taaskord eesti keelde ja sealt tekibki tegelikult see vahe, kus kaovad ära need sõnajärjestused ja siin on ka tegelikult välja toodud, et see võib olla ka suur oht eesti keelele, et kui me hakkamegi rääkima või tootma seda nii-öelda valesti või valede reeglitega keelt. Et lihtsalt selline huvitav mõttekäik, mida mina varem ei teadnud ja kui ma nüüd seda teada sain, siis mõtlesin, et ohoo, et selge, et ega ei olegi enam mõtet väga midagi eesti keelest veel küsida. Lihtsam on küsida inglise keeles ja ise pärast ära tõlkida või kuidagi muud moodi. Tõenäoliselt loodetavasti see asi muutub mingi, et kui me hakkame ka teda treenima selle eesti keele korpusega, millest on palju juttu olnud või mis iganes muu suur andmebaasiga. Aga praegu on see probleemne. Kui siis sellega tuleb pähe mul kohe see, et vahekeel. Omal ajal masintõlge, mis on siis näide näiteks Google Translate või Google tõlge, tema põhikeeleks on ju inglise keel või suured keeled, mille põhjal saab ta õppida midagi statistiliselt põhimõtteliselt ja vahekeel on siis see keel, mille põhjal mingi prognoose tehakse, sest see, millest sina räägid praegust on või keelemudelid, suured keelemudelid, nad ju prognoosivad ühte sõna teise sõna järgine või siis lauset teksti teise teksti järgine ja peamiselt seda tehakse vahekeeltes ja vahekeeleks võib ka olla matemaatika kusjuures, mis tähendab seda, et kui su see mudeli andmestikus on mingi erinevus, ütleme eesti keel versus inglise keel ja grammatika järg tuleb, siis prognoos lähebki natukene teistsugusemaks, kui sa arvad, et inimesena võiks seda teha. Et see on natuke väike taust. Seoses AI ja turundusega on üsna märkimisväärne, et aastal 2024 on ilmunud päris mitu raamatut, mille pealkirjas on üheskoos AI ja marketing ja üks märgilisemaid pealkirju võib-olla on marketing või AI for dummies, mis on siis sellest kuulsast sarjast, mida kõik teavad. Ma ise mõtlesin, et ma räägin korraks teaduse nurga all hoopis natuke ajaloolisest uudisest, võiks öelda, et teadusmaailma kontekstis. Kuigi see on nüüd pead tõstmas uuesti ja selleks on selline probleem, mida semiootikud tunnevad, kui eesti keeles võiks seda nimetada sümboli alusprobleemiks, mis on siis inglise keeles symbol grounding problem, mille põhimõtteks või ütleme selliseks sõnastuseks on see, et kuidas mingi mõttetu või mingi tähendusetu objekt, näiteks A-täht, saab oma tähenduse A-tähesuse nii-öelda. Et selle probleemi põhimõte või süvamõte ongi see, et kuidas siis arvutid või üldse AI saab oma tähenduse, kui ta genereerib näiteks teksti, ChatGPT, inimene küsib talt midagi ja siis ta annab sulle nagu paistab, et oleks nagu tähendusega nii-öelda lause või lauseed. Ja siis aga tegelikult tal ei ole tähendust arvuti jaoks. Aga kuidas see siis sinna tekib ja seda probleemi üldjuhul tuntaksegi, ütleme sellise
tähenduse tekke probleemina, lühendina SGP, 90ndate probleem on see, mis omal ajal alustati just sellepärast probleemina, et mõtestada väga konkreetselt, mis asi on tähendus. Ja semiootikud on sinna päris palju kaasatud olnud, just ajaloo kontekstis, sellepärast, et semiootikud uurivad otseselt, mis asi on tähendus. Ja turunduskontekstis, nii palju kui ma olen uurinud seda probleemi püstitust oma doktoritöö raames, ongi see, et turunduses me anname mingeid tähendusi objektidele, näiteks toodetele, teenustele teadlikult. Ja nüüd tegigi küsimus, aga kui sellel ei ole tähendusi ja tähendusetu on, siis kust maalt tuleb see piir ette, et sa hakkad nagu tähendust andma millegile või kus tekib see tähenduse üleminek nii-öelda tähendusetusest tähendusse. Ja siis võt see on nagu selline suur probleemistik seal. Ja ChatGPT lihtsalt ütleme, teeb meiega nalja natukene, et kuidas siis näidata, et ta saab kõigest aru, aga tegelikult ei saa. Aga sul oli mõte, Erasmus? Ühesõnaga, jah, ma tahtsin just seda mõelda, et kust tekib see tähendus. Ma arvan, et ütleme turundaja vaatest, mina tavaliselt lähtun just vastupidi, et kust tekib see tähendus on see, et mul on toode või teenus ja ma püstitan mingi eesmärgi ja sealt läbi selle eesmärgi mul tekib ka see tähendus. Et võib-olla ütleme turundaja vaatest, semiootiku vaatest võib-olla on see teistmoodi, aga jah, turundus vaatest ma vaatan seda niimoodi, et mul on mingi eesmärk, mul on mingi toode ja ma mõtlen siis välja, et mida ma selle tootega teha tahan ja sealt tekib ka selle toote tõenäoliselt ka eesmärk või Täpselt. Ja kui siis sellega on mul hea minna oma nagu sellise süva väikse impro juurde, kus on see, et see sümboli probleem tegelikult omakorda on nagu tuletatud probleem sellisest väga ilusast eksperimendist, mõtteeksperimendist, mis AI inimesi köidab juba aastaid, et aastakümneid tegelikult, sest see on 1980 aastate probleem, Shirley probleem, mida Chinese room'i mõtled. Jah, Chinese room, mis on siis Hiina tuba eesti keeles, mis tähendab siis seda, et kujuta ette, et sa oled sellises kinnises ruumis, sellel on muidugi erinevaid versioone, kuidas seda Hiina tuba versiooni nii-öelda kirjeldatakse. Aga põhimõtteliselt on see, et sa oled kinnises toas, sul on selline reeglite raamat, millest sina saad aru, ütleme emakeeles, reeglite raamat keele kohta ja siis kuskilt ekraani pealt või siis toa uksest antakse salaja sulle nii-öelda Hiina sümboleid, lauseid. Sa saad aru, et see on hiinakeelne, sa saad aru, et reegliraamatut saab sellele sümbolitele kohandada ja sa saad hakata andma nagu vastuseid kas ukse alt või siis ekraanist tippides kuidagi, et neid Hiina sümboleid sinna ekraanile. Ütleme siis täpsemalt, et see on pigem koodiraamat, mitte reeglite raamat. Reeglid on liiga üldised ja nõuavad pigem ise mõtlemist liiga palju, aga kood annab üks-ühese vastavuse seal oligi sellest Hiina toast eksperimendist on nii mitu versiooni juba tänapäevaks tekkinud, et kui lugeda seda originaalversiooni ütleme, siis seal tegibki see, et seal on nagu öeldud, et see on grammatikiraamat, mitte nagu koodiraamat otseselt, aga samas kui vaadata järgmine edasi neid, millest on keegi võtnud nii-öelda Shirley teksti ette ja hakanud seda nii-öelda tõlgendama omakorda ja siis rääkinud sellest põhjalikult, siis sealt kasutatakse erinevaid sõnu, et kas on koodiraamat, on see grammatikiraamat, on see mingine täpsem reeglistik, milles saavad ainult seal toas aru või vastupidiselt toas ja väljas saadakse aru ühtemoodi sellest, et seal tekivad väiksed sellised nüansid juurde, aga sul on tõesti õigus selle koha pealt, et aga ütleme, et selle Hiina ruumi vanaisa on ju Turingi test. Jah, omakorda jah. Aga Hiina tuba minu meelest on hea näide ka turundusest selles mõttes, et kas siis klient on nagu põhimõtteliselt see, kes opereerub selles ruumi sees vaata ja siis turundaja nimetatult annab talle mingid sümbolid ja siis klient reageerib mingid moodi vaata. Et kui just sellel on selline väike nüanss, et seda saaks võtta sellena, et
see on nagu empirismi või sellise behaviorismi psühholoogia voolu tuletis, et mina mõjutan sind mingit moodi käituma ja sina hüppad või siis teed midagi ja siis ma püüan nuputada sinu käitumise järgi, et kas sa mõtled nii või mitte, vaata. Kuigi praktilises turunduses vaevalt kliendil on nii palju aega, et ta võtab mingisuguse koodi või reeglite raamatu ja hakkab lahti mõtestama, seda teeme meie semiootikud ja turundajad, eks ole, kui me mingit sõnumit analüüsime, aga kliendile ikkagi see kommunikatsioon toimub pigem afektiivsena ja otse läbi emotsioonide ja mille läbi klient seda lahti mõtestab, on lihtsalt kultuurist kaasa saadud pagas esiteks ja läbi oma keha. Ei, ma olengi sellega täiesti nõus ja sellepärast ma nüüd tahtsingi edasi minna, Martin, sinu mõttega rääkida koodist ja kooditeooriast. Ma arvan väikse sissejuhatuse, hästi lühikese ja koodist rääkida rohkem järgmisel korral. Ja see sissejuhatus võiks olla hoopis biosemiotika kaudu, sest et kultuurisemiotika uurib rohkem tähenduste selliseid keerulisemaid pinnakihte, võiks öelda, aga biosemiotika on see valdkond, mis läheb eriti sügavale ja selle biosemiotika kui teadusharu, ütleme põhilised uurimisprobleemid on just see lävend, kus tähendus tekib, et kus ilmselt tekib elu, seal tekib ka tähendus juba. No see on biosemiotikute väide, ennekõike seotud Jesper Hoffmeieriga, kellelt on ka eesti keeles ilmunud päris põhjalik suur roheliste kaantega raamat. Väga, väga põnev. Aga kujutame ette näiteks sellist olukorda, kus loom liigub mingisuguses keskkonnas ja mingi asi muutub talle tähenduslikuks ja muutub ennekõike läbi selle, et selle asjaga saab midagi teha. Ütleme, et loom, kes armastab ronida, ta näeb puud, mida mööda saab ronida, eks ole. Ja selles mõttes muutub see asi talle praktiliselt tähenduslikuks. Samamoodi söödavad, joodavad asjad, mis ähvardavad tema elu või siis objektid, kellega võiks teisi sama liigi loomi teha ja nii edasi, eks ole. Ja sellise tähenduse tekke kohta on keskkonnapsühholoog James Gibson 60ndatel ja 70ndatel aastatel kasutanud mõistet affordance, mida on eesti keelde tõlgitud erinevalt, aga sobimus näiteks on üks tõlge affordance'ile. Ehk siis mingisugune keskkonna objekt, võib olla ka täitsa teine loom, elus olend, on sobilik mingisuguse asja jaoks. Ja seda mõistet on ka väga hea turundusse üle kanda. Et rääkida, kuidas mingi kaup on esiteks ära tuntav kuidagi selle kaubana ja selle tõttu ta muutub inimese jaoks tähenduslikuks. Vot sellise väikse sissejuhatuse ma tahtsin teha ja see on, nagu me tulevikus näeme, seotud otseselt ka koodide tekkimisega tegelikult. Kooditeooria on turundussemiotikas ülioluliseks muutunud. Alguses räägiti rohkem nagu puhtalt turundussemiotikas sellest, et koodid on olemas, et mis see kood on. See väga lihtsustatult, vähemalt kommertslikus turundussemiotika raamatutes, mida on siis praeguseks 4 või 5 tükki. Need kajastavad kooditeooriat umbes sellest vaatenurgast nagu, et sul on nagu programmeerimiskood ees on ju umbes, mis siis loob midagi, mis on reaalne või katsutav, nähtav, tajutav kliendile. Aga semiootik peaks siis seda koodi nagu nägema, mis selle all on. Vähemalt sellisel viisil seda kajastatakse kommertslikus sellises lihtsamas kirjanduses turundussemiotika valdkonnas. Ja kusjuures ka praktikas, kui vaadata, Ühendkuningriikides on küllaltki palju, võrreldes teiste maadega, küllaltki palju turundussemiotika firmasid. Vähemalt 2 käe sõrmedel saab need üles lugeda. Ja üks asi, mida nad klientidele pakuvad, on just see, et me kodeerime teie jaoks lahti mingisuguseid fenomene, mingeid teie enda tooteid kas või teie tarbijaskonda. Ühesõnaga
decoding on see teenus. Täpselt. Ja, aga meil oli nüüd, meil on teemaks, et kuidas siis AI turundust mõjutab ja semiootikat mõjutab, et siis sellest saaks rääkida kahte moodi, et kas... Ja, ma võib-olla alustangi kohe, ma teen lahti enne, kui me räägime võib-olla sellest, et kuidas AI mõjutab turundust, siis ma tooks välja ka sellise huvitava aspekti, kuidas siis AI-st endast on tegelikult saanud täna selline turundusobjekt. Et siin on palju paralleele tõmmatud 00-ndate internetibuumiga, kus siis põhimõtteliselt iga uus ettevõte pani oma nimesse internet ja kõik arvasid, et see on järgmine maailma ime. Täna mina näen isiklikult, et natukene on seda sama asja ka AI puhul. Küll muidugi need asjad, mis tulevad paljud need keelemudelid ja nad on tõesti uuenduslikud ja innovatiivsed. Aga natukene on ka seda overhype'i nii-öelda või seda, kus pannakse oma toote taha AI puhtalt sellepärast, et meelitada investoreid või investorraha või mis iganes muud kajastust. Ehk siis jah, ma lihtsalt mõtlesin, et ma toon selle igaks juhuks esimesena sisse, et see võib-olla ole niivõrd AI ise ei mõjuta midagi, kuivõrd AI on siis ise nagu turundusobjekt. Aga nüüd me vist räägime sellest, kus AI mõjutab turundust. Ja semiootikat. Ja semiootikat muidugi. Me võime näiteks igaüks välja pakkuda ühe asja, mis AI päris hästi teeb. Mina alustaksin sellisest asjast nagu recommender systems ehk siis kuidas me Sven soovitussüsteemid, näiteks playlistid, filmisoovitused Netflixi poolt või ükskõik laiemalt, ükskõik millist kaupa sa ostad keskkonnast, mis salvestab sinu ostuandmeid ja nii-öelda analüüsib neid, nende põhjal soovitab sulle järgmisi kaupu. Kusjuures Netflixiga seoses, nüüd võin eksida, aga mina olen kuskilt lugenud, et Netflix oli üks esimestest suurettevõtetest, kes rakendas tõesti seda päris nii-öelda AI soovitust oma süsteemides, nüüd juba aastaid tagasi. Aga jah, et Netflix on üks nendest esimestest nii-öelda pioneeridest, kes hakkas sihukest soovitussüsteemi oma siis filmiplatvormil. Muusika vallas tegi seda Last FM suhteliselt ammu juba, aga huvitav, mis kood või programm seal taga oli? Ei tea, jah. Aga kui siis mina pakun siis enda poolt välja programmi või tarkvara, mida saab kasutada või kasutatakse teadusuurimiseks, et Litmaps või siis Research Rabbit, 2 tükki, tegelikult neid on veel ja veel, mida siis kasutada nagu oma uurimustöö tegemiseks. Ja Litmaps on selles mõttes hea, et ta sisuliselt aitab sul algmaterjali leida AI abil. Paned oma otsingusõnad või juba olemasoleva materjali sisse ja siis ta pakub sulle välja, et mida sa võisid veel teada või mida sa võisid selle teema kohta veel uurida ja ta annab ka eestikeelseid tulemusi välja. Mult küsiti tagasisidet, andsin ka natukene, ütlesin, et eestikeelseid tulemusi ei anna kõige korrektsemalt välja, siis parandati paari päevaga ära. Ma arvan, et tegemist oli tol hetkel või on startupiga ja muutis oma koodis midagi ära ja andis kohe õigeid eestikeelseid vastuseid ka veel, et soovitan kasutada seda. Mingi aeg on see tasuta versioon seal olemas, aga muidu tuleb natuke maksta tudengi hinda nii-öelda. Ja mina tooks võib-olla siis välja, et mis turundusvaldkonnas täna tehisintellekt teeb, kuigi minu jaoks see valdkond on nii kiiresti arenev, et ma arvan, et selleks ajaks, kui lõpuks see podcast on väljas, võib olla uusi uudiseid, aga täna turunduses kindlasti tehisintellekt ja ka mujal kindlasti teeb ära palju tühja tööd. Ehk siis tühja tööd, mida varem pidi tegema käsitsi, olgu selleks siis teadustöödes mingite viitamiste tegemine või mingite näiteks lühimeilide saatmine või mingite ka lühikeste reklaamtekstide tegemine, et kõik selline kohati võiks öelda tühi töö või selline, mis varem võttis meeletu aja, aga sellest saadav väljund oli juba väike, et selle teeb täna tehisintellekt ära. Küll siin on see aga, et tehisintellekt teeb alati seda ja annab sulle selle väljundi, mis sisendi sa talle annad. Ehk siis ei öelda nalja pärast, et tehisintellekti küsides sa peaksid ise seda valdkonda enam-vähem tundma, et
et noh, küsid rumala küsimuse, ta annab sulle rumala vastuse. Sellepärast ka võib-olla prompt engineering on asi, mida tegelikult täna palju räägitakse, millest räägitakse, mida õpitakse ja ma vaatan, et juba ka tööl oodatakse, et sa oskad mingil määral tehisintellektiga läbi käia. Algul, kui sa ütlesid väljendid tühja tööd, siis ma mõtlesin ka seda, et serverid huugavad ja keskkond hävib ja paljud need algoritmid, mida jooksutatakse, tegelikult teevadki tühja tööd, et ütleme, et kui näiteks inimene saab palju soovitusi, aga kokkuvõttes nagu mina eBay'st ostan võib-olla aastas paar korda ainult mingit tennisekraami endale näiteks ja kõikide muude soovituste suhtes jään täiesti ükskõikseks. Ja siis on ka samas kindlasti palju tühja tööd, mida need arvutid teevad. Kusjuures ma jäin mõttesse, et milline on see tühi töö tulevikus, mida me arvame praegust, tuleb praegust inimesel teha, aga tegelikkuses ei tule teha, vaata. Sest ma jäin mõttesse selle koha pealt, et ma praegust just loen ühte raamatut Hararilt, Nexus. Ma loen küll seda ingliskeelset versiooni, ma ei loe eestikeelset versiooni. Harari on super. Jah, et siis Harari välja toob, et see on nagu lugude, temal on üldse sellele üles ehitatud raamatud, et lood on need, mille põhjal inimene kommunikeerib midagi, lood on need, mille põhjal me elame ja lood on need, mis siis põhjendavad, miks midagi üldse teha. Miks me üldse elus oleme siin praegu tsivilisatsioonina ongi see, et millal lood. Need lood on kirja pandud ja siis ise küsimus, kas üks lugu on tõesem kui teine. Et kui me hakkame selle pärast nagu vaidlema või võitlema, siis tegivad mingid muud süsteemid ja probleemid või vastupidised lahendused. Ja siis ma jäingi mõttesse, et AI on lihtsalt üks selline tööriist, aga teistpidi ka fundamentaalselt elu muutev, ütleme, süsteem või algoritmide kogum, mis paneb meile paika selle, kuidas me midagi näeme. Ja kuidas me ise mõtleme iseendast, sest algoritmid ju ei tee midagi sellist, mis inimene tegelikult ei ole suuteline tegema. Küsimus on lihtsalt selles, et algoritm teeb seda efektiivsemalt, kiiremini ja paremini. Inimene pidi ju algoritmi välja mõtlema alguses. No vot, nüüd me jõuame jällegi sinnani, et teine asi, mida AI puhul palju räägitakse, on see, et mingi hetk me võime jõuda nii-öelda musta augu juurde, kus tegelikult inimene enam ei tea, mis sedasi saab. Must black box, jah. Just, ja ma tean, et mõned teadlased ütlevad seda juba täna, et me oleme jõudmas sinna, kust me ei tea enam, mis sedasi saab, aga tegelikult on väga reaalne, et mingi hetk see tehisintellekt jõuab sinna maale, kust me lihtsalt ei oska enam edasi arvata midagi ja kust hakkab näiteks ise ennast täiustama. Et ma ei räägi siin apokalüptilisest maailmast, kus maailma võetakse üle, aga lihtsalt me näeme, et ja tegelikult meiega lootus on mingil määral, et AI hakkab lahendama võib-olla meditsiiniprobleeme, mida me pole siiamaani suutnud lahendada või ka muid muresid, mille lihtsalt inimkond ei ole veel jälile jõudnud. Aga jah, kust maalt jookseb see piir, et ta hakkab ka mõtlema mingeid muid asju ja kas see on hea või halb, seda me näeb ainult tulevik. AI eelkäijateks peetakse ka ekspertsüsteeme, mis olid siis 1970. aastatel juba täiesti hoos ja seoses terviseprobleemide lahendamisega näiteks uute ravimite väljatöötamisel olid siis juba tollal kasutusel nii-öelda ekspertsüsteemid ja samas ka võiks öelda, et ka arvuti Deep Blue, mis võitis Garry Kasparovit aastal 1997 ja mingis mõttes oli ikkagi märgiline sündmus, et nii keerulist asja kui male suutis arvuti järsku paremini teha inimesest. Et see on ka üks AI arengu verstaposte, võiks öelda.
on küll ja kuigi nende ainuke miinus on see, et nad põhinevad väga tugevalt sellel eelteadmisel, mis tal on ette antud, et ta ei lähe nagu väljaspool kuidagi seda, mis on muidugi praegust ka, et sa ei saa AI-lt nõuda midagi sellist, mis, et tee minu eest ära mingi täiesti hullumeline asi, mida talt ei ole kunagi nagu kellegi poolt juba inimese poolt tehtud. Sest et chat GPT sõltub ka tegelikult nendest korpustest, mille peal ta on treenitud. Täpselt jah. Kuigi ChatGPT-l on mingine teatav nagu hägusloogikast tulenev vabadus nii-öelda laiendada oma tulemusi, mitte nii laiaks, et inimest nagu välistada sealt selles mõttes tulemustest, andmebaas on ikkagi oluline, aga just see, et ekspertsüsteem ise on piiratum, vähemalt ontoloogia mõttes ja ma siin räägin ontoloogiast nüüd mitte filosoofilises mõttes olemise õpetusest, vaid pigem ontoloogiast kui arvutite keelest või ontoloogilisest keelest, et IT-inimestel on väga lähedane, võib öelda ontoloogiad just keele mõttes, võiks öelda. Ma mõtlesin tegelikult korraks mainida seda, et AI teema mõttes, et meil semiootikutest on uuritud ka tegelikult AI haipi ja AI mütoloogiat, ütleme siis niipidi, et siin mõned aastad tagasi, kui ma ei eksi, lõpetati ju sellega isegi doktoritöö. Auli tegi doktoritöö. Jah, Auli tegi meil oma doktoritöö AI kui müüt põhimõtteliselt. AI kui midagi sellist, vähem ma nüüd tõlgendan teise doktoritööd, et ma nüüd korrektsuse huvides lähen internetti ja vaatan täpselt selle töö pealkirja järgi. Et AI on jah selline, mida ei saa inimesega võrrelda, ütleme siis nii kokkuvõttes. Aga iseenesest on tehtud ka semiootikute poolt neid, ütleme, tehisintellekti suunas või sellise algoritmi suunas neid doktoritöid veel. Ja magistri ja bakatasemel on neid ka täiesti olemas, kuidas siis näiteks mu enda magistritöö oli ka sellel teemal, et kuidas siis rakendada sellist ekspertsüsteemsust elu ilma kontseptsiooni peale. Et eluilm on siis selline tunnetusring või tunnetussüsteem, millega siis kaardistada või mõtestada inimeste vahelist sotsiaalset tähendust. Et see oli selline, on ka tänapäeval hästi populaarne suund mõtestada turundust, aga teispidi on see ka oli just inimtunnetuse mõtestamiseks omal ajal, ajalooliselt. Selle pealkiri jätan siis eesti keelde tõlkimata, sest meil on enamus töid, doktoritöid on juba inglise keeles päris pikki aastaid. Auli Viidalepp, we expected AI as a socio-cultural construct and its impact on the discourse on technology. Täpselt, pealkiri. Ja siis aga kuidas AI mõjutab turundussemiootikat selles mõttes, et minu vaatenurgast on üks aspekt see, et matemaatiline semiootika, millest me eelmine kord ka rääkisime, on lahendamata probleemse küsimusega, et kuidas siis ikkagi arvuti või üldse arvutisüsteemid, algoritmid saavad just selle tähenduse anda tähendusetusele ilma, et inimene sinna vahele sekkuks tegelikult. Et seal on just, kusjuures Kalevi Kull on kirjutanud sellise ilusa artikli, ma nüüd pealkirja peast enam ei mäleta, aga ühesõnaga teemaks on see, et miks siis matemaatiline või matemaatilist semiootikat, arvutuslikku semiootikat ei saa teha. Ja ta põhjendab seal, kui ma nüüd mäletan hästi seda, et Lotmani põhimõtetel, et seal on nagu kahe keele vaheline nihe sisemiselt, et kui seda nüüd populariseerida, siis see tähendab seda, et see nihe on nüüd, kujutame ette, et meil on nagu... Ma sõnastaks seda nii, ma arvan, et Kalevi põhimõte seal on see, et tähendus sünnib loogilisest konfliktist. Põhimõtteliselt, jah. Ja noh, ikkagi AI ja arvutiprogrammid põhinevad loogikal, mitte loogilisel konfliktil. See on see vahe.
täpselt, et see, kui me nagu leiaksime nagu sellise kurvi või ütleme ülemineku, kuidas seda probleemi lahendada, ilma et me nüüd muudaksime kogu maailma olemasolevad matemaatilised süsteemid nulliks, siis me saaksime võib-olla seda tähendust või tähenduse leidmise probleemi hoopis teistmoodi vaadata. Ütleme nii, et mida infosüsteemid teevad, nad simuleerivad loogiliste vahendite abil sellist pidevat maailma, diskreetsed loogilised vahendid ühelt poolt, aga siis pidev on hoopis teistsuguste omadustega maailm ja kus loogika reeglid selles mõttes ei pruugi kehtida. Kui siis see viis mind praegust mineviku sellisele lainele korraks, et ma just oponeerisin, kui ma magistrisse astusin Kalevi Kollile, et tere, ühesõnaga see oli selline nagu hetk, et kus tutvustati magistri õppeaineid meile ja õppekava. Et tulge siis õppima semiootikasse või siis said ka seal vaadata teisi humanitaaraineid, et erialu. Ja siis Kalevi Koll oli seal ka ja siis ma kõiki tundnud näopidi ka tol hetkel. Ja siis ma läksin nende juurde, semiootikute juurde, ütlesin, et mina soovin siis nüüd matemaatilist semiotikat hakata tegema. Ma tahaks nagu oponeerida Kalevi Kollile ja Kalevi Koll ütles, tere, mina olen nagu Kalevi Koll põhimõtteliselt. Ja siis ma ütlesin, väga hea, tore. Ja siis Kalevi Koll kutsus mind kohe rääkima ka, et tule siis õpi semiotikat sügavuti, et oleks tore siin näha meie ridades nii-öelda. Seal maal ma siis olen semiootik. Mul on tunne, et meie podcast tänaseks hakkab vaikselt lõppema, aga tahaksin veel tulla turunduse juurde korraks tagasi, sest oleme natuke eemale nihkunud turundusest viimaste teemadega. Üks asi, mida ka tehisintelligents teeb, on siuke hästi põnev asi nagu sentimendi analüüs, mis on minu jaoks ennekõike huvitav ka seepärast, et viimasel ajal tegelen natuke digihumanitaaria küsimustega ja seal on täiesti kattuv uurimisvaldkond. Üks on siis turundajad uurivad arvutite abil meelsust või sentimenti ja sama teevad ka digihumanitaarid. Käisin ühel põneval konverentsil, mis oli siinsamas Tartus ERMis digihumanitaaria Põhjamaade ja Balti riikide rahvusvaheline konverents 3.–5. märts. Põnevaid ettekandeid oli küll ja küll ja nende seas näiteks soomlased, nii soomlased kui rootslased, kusjuures tegelevad oma parlamendi kõnede uurimisega korpuse meetoditel ja üks asi, mida nad sealt siis vaatavad, et kas aja jooksul on, kuidas see sentiment on muutunud skaalal positiivne, negatiivne, neutraalne ja siis leiti, et poliitikute kõned on läbi aja muutunud pigem positiivsemaks. Vestlesin ka nende uurijatega kuluaarides ja siis arutasime seda, et seal taustal on pigem selline evolutsiooniline loogika, kus poliitikud ei pea konkurentsis vastu, kui nad liiga negatiivseid sõnumeid edastavad. Sest kes se tahaks kuulata, et peame tegelikult vähem tarbima ja keskkonnas on kõik halvasti, et parem juba selline positiivne vale või siuke pooltõde, et parem fantaasia poliitiku seisukohalt, et siis toob rohkem hääli. Harari toob ka selle välja, et fantaasiat võid sa laiendada, kus soovid, aga tõde on selline, mis on väga kitsas või piiritletud ja seda sa pead vaata nagu objektiivsemalt perspektiivist vaatama ja teistpidi sa pead seda nagu ka tunnetama, et kui kaugele sa saad sellega minna üldse, piirid tulevad seal mängu, aga kui sa fantaasiat turunduses ka mõneti, siis seal lendu lased selle, siis tuleb mõelda, et ega keegi sulle nagu naha vahele tule, sest mul tuleb meelde, et Netflixis on dokumentaal Pepsi kohta, kus on minu chat
või lennuk nii-öelda. Ja siis see tuli nagu kohtu case'iga välja, et reklaamis peab alati olema selline kloos või nagu lause, et mida sa saad tänutäheks või kingituseks ja mida sa ei saa nii-öelda. Ja nüüd olemegi kätte jõudnud lõpuosaga, et kui sulle meeldis meie arutelu, siis kuula ka meid edaspidi ning vajuta telli kanalile, subscribe igatpidi ja et jätta mitte vahele meie järgmist osa. Ja meid leiad näiteks siis YouTube'ist, Spotify'st ja samuti meie kodulehelt turundusmargid.ee ja et meile meeldivad ka kindlasti kirjad, väga pikad kirjad, meile meeldib Martinile vastata küsimustele ja mõtetele, siis meil on täiesti olemas oma kirjakast kiri@turundusmargid.ee, et siis kindlasti kirjutage ja Rasmusel on ka väike teadaanne meile. Ja tahtsin öelda kõigile turundushuvilistele kuulajatele, et 1.–2. aprill ehk siis juba järgmise nädala teisipäev-kolmapäev on Deltas turunduskonverents. Seda korraldab Tartu Ülikooli turundusklubi ja soovitan kõigil, kellel vähegi turundushuvi on, kahjuks küll päevane üritus, nii et tööinimestel võib natuke keerulisem olla, aga tegelikult 15 euro eest saad tulla ja kuulata 2 päeva oma ala eksperte. Kuule, aga oskad sa välja tuua mõned highlight'id või mida sa sealt kõige rohkem ise ootad ja keda sa kuulata tahad? Ja ikka, minu jaoks kindlasti kõige suuremad võib-olla tegijad seal, keda ma ise jälgin, on Jakob Kill produktiivsusklubist, tuleb räägib võib-olla üleüldiselt ka elust, kuidas saada rohkem tehtud. Andres Unt on väga tuntud nimi, tema on Megapixel stuudio asutaja ja teeb ka seal Grit, ühesõnaga nende meeskonnas. Ja keda meil veel on? Meil on näiteks Artur Taavet, kes on Bigbanki turundusjuht, et ka jällegi turunduskommunikatsiooni tegelane. Nii et nimesid tuleb suuri, nimesid tuleb igasuguseid, ka on igasuguseid sotsiaalmeedia inimesi meil. Nii et soovitan tulla kuulama ja räägime põhiliselt on teema turundus, aga tegelikult ka sellised natukene siis edulood või kuidas oma valdkonnas tegelikult edukaks saada. Aitäh kuulamast, kuulake meid edaspidigi. Aitäh kuulamast, ilusat looduse nautimist praeguse kevadise ilmaga. Mingi kindlasti välja. Turundusmärgid.